No tere taas, sõbrad! Et käes on laupäevane päev ja kell on juba enne kella 8. Et 7:45 äkki. Ja Kermoga oleme tulnud jälle püüdma. Ja mis siin ikka, rohkem ei ütlegi midagi, et -2 kraadi, natukene on tuul näkku, aga püüd on tegelikult väga okei ja esimesed visked on näidanud, et kala on aktiivne, loodetavasti, nii et vaatame, mis siis täna saama hakkab. Püsige lainel. Sa kurja. Nii pehmet. Ikka ei ole nagu siuke, jälle siuke 30 või? Ei isegi tegelikult, lõua alt kuskilt, ei ole ju suur. Nii, vabastame ära. Sinna Täitsa. vardetega. Ma panen korra käe vette. Noh, täitsa kalamoodi kala. Aga jah, lõua alt. Nii, selline. Lähed tagasi. Nii, lõpetasime esimesel jõel ära. 1,5 tundi, ma arvan. 1,5 tundi püüki. Oli palju kontakte. Nägime ka ühe mõõdukala ära, aga võttis 2 korda lanti ka, aga ei võtnud otsustavalt. Kermo sai siuke 2-30 sentimeetrist ja nüüd jah, palju kontakte oli küll, võtte ja asju oli, aga mitte midagi korralikku. Nii et nüüd lähme edasi järgmisele jõele. Tavaiks. Saad üli täpselt, et kanalit tõmbama. Nii, oleme nüüd siis järgmisel lõigul. Täielik avastamine, pole siin varem kunagi käinud, aga tundub, et vool on tutsuke nagu kiire. Ja okei, on jah väga palju maltsa ka. Jaa. No nii, nagu näete, tasub ikkagi käia ka uutes kohtades. Mida äkki? Täitsa ju, ma räägin, et see on nii, jah. Võtab jumala kõvasti, aga väike. Jäi väike jõekas, siuke 25-ne. Kuule, see vend nagu võtab, ma lihtsalt olen mingi passenger princess siin lihtsalt. Ossa kurja! Okei. Samasugune 30-ne. Sükist suitsu. Kuule, see on täitsa. Ta on jälle alt, jah. Kuule, sa outfishid mind ikka nagu täiesti lõpp nagu. Ma ei tule. Kuule, aga see võib mõõdus olla ju. See on mõõdukala. See on mõõdukala. Kuule, väga kenad täpid kõik. Uskumatu, teeme käe märjaks. No see on, ma arvan, et see on mõõdukala. Väga ilus. Väga kena, ilus kala. Läks. Kuule, uued kohad, avastamist väärt. Head töö, poiss. No nii, jõudsime järgmisesse püügipaika. Siuke mõnus avastamine. Jälgi ei tundu olevat. Kas me siit ka kala üles leiame? See on juba teine küsimus. Nii, siuke korralik avastamine on. Tulime järgmisesse kohta ja me üldse ei ole aimu ka, mis meil siin ees ootab, nii et vaatame, proovime natukene aega, et väga pikalt enam ei püüa. Siin oli üks auto ka, mõtlesime, et juba lootsime, et äkki on kalamees. Tahtsime tegelikult, et oleks kalamees, et noh, siis oleks andnud äkki mingi taimu, et me ei püüa täitsa vales kohas. Käiks mingigi pauk landile ära, tead. Nii, meil on siuke räige avasta Eestimaad tuur praegu. Käime
täitsa siukestes kohtades, kus varem ei ole kunagi käinud. Ja lihtsalt avastame. Kas see ka ära tasub, eks ole näha, aga praegu on nagu äge, ma pole kunagi siit sõitnud. Et jätkame. Kell on 13.14 ja natukene veel saame püüda. No nii, oleme jälle uuel jõel. Väga huvitav ja põnev on igatahes. Ja. Ikka korralik avastamine. Aga mega raske on püüda, sest kaldad on niimoodi jääs, et niimoodi kõbiseb, et vähe ei ole. On vä? No. Popkoht. Oi, kui suur! Mine pekki, kui suur! Täitsa lõpp! Opatški! Jäi kõik peale ka! Ilusas toonuses. Saad sa aru vä? Saad sa aru vä? Kermo, kuulsid jah? Kermo? Julm! Julm kala! Joo, täitsa lõpp. Ja tasus ära. Nii, laseme tagasi. 43 senti. Ilus. Aga tagasi laskmine on natuke keeruline. Nüüd tuleb ta. Ja ei ole nii. No, ütleme ridaga. Jah. No, vaata tahab minna, jah. Nii. Ahah. Nii, läheb. Saab vist ise kohe. Voh. Nii, nägite. Läks ära. Siit. Jummel, kui palju viskeid ma panin. Ja järsku tuli, ma ei tea, kust kohast. Ja jumala kaua loopisin siin. Seal kohas kuskil tuli kabum otsa. Täiesti lõpp. No nii, kallid vaatajad, tasus otsida seda kala. Uskumatu, 43 sentimeetrit ja lahti pääsmine oli nii, nagu ta oli. Libistasin kala sinna jääserva peale ja sealt ta rabeles juba ise ära, et uskumatu, väga vinge. Oi, siin on keeruline püük. Vaadake, no seda siin juba. Ja no, väga raske on hetkel jõele ligi saada. See on rets, mis siin on. Ja siin tead ohtlik värkne. Kunagi ei tea, millal üle pea võib olla. Tuleb vist edasi minna. Kermo on kuskil kaugemal praegu. Aga näete.
Tasub ära see avastamine. No nii, aga pane kohe. Ta sai vist natukene konksu. Ta sai jaa, sest nagu ma vaatasin üldse mujale. Ma nägin kala ära korraks. Nii, Kermol oli võtt. Seal kuskil. Ja ei võta rohkem või? Ja ei võta rohkem. Ai. See ehmatas praegu. Ai, kurja. No kuskil seal oli. Ei, toimivad need landid ilusti. Me oleme mõlemad siit läbi kerinud ka juba ju. Aga paneme veel. Mitu korda. Paneme veel. Sinna. Parem ole. Ütleme nii, et siin on mega ohtlik. Ja siin ei ole võimalik vaikselt käia. Siin lihtsalt ei ole võimalik vaikselt käia. Juba kukkusin räigelt nagu sisse jällegist kaldas. Järsku lihtsalt kaob maapind jalge alt ära ja nagu jah, mega raske. No nii. Ei, ma kaotsin oma landi ära. Lant tuli lihtsalt otsast ära ja jäi sinna kaldale. Jää peale. Tuli sellest fast snapist lahti. Oi, jummel ja ongi läbi. Läinud ma täiesti lõpp. Täiesti lõpp. Ma ei suuda leppida sellega ju. No eks tuleb mingit hinda maksta, aga ma ei tea, kas ma nüüd pean selle fast snapi. Okei, ma läksin selle puu pihta. Nii, ja oma forelli värvides landist ma ilma olengi täiesti uskumatu. Ma olen praegu jumala pettunud praegu. Lemmikkrant lihtsalt läks praegu. Süda nutab praegu. Mis see on siis? Mingi 20 eurot läks. Oleks pidanud äkki selle kala kaasa võtma. No jaa, ta on jää peal seal. Aga ma ei... Vaevalt, et ma ta sealt lahti saan. See on pigem võimatu, jah. No nüüd ta võiks mulle siit ühe ilusa kala anda siis. Ühesõnaga, jah, et mitmel jõel ringi tiirutamine ja see kala otsimine, et tasus lõpuks ikkagi ära, et selle hooaja teine 43 centimeetrine kala, mõlemad kalad siis ujuvad edasi. Et mida kevade poole siis aina peiskemaks nad lähevad ja siis kindlasti saab ka midagi söögilauale võtta. Aga jah, et nüüd see viimane jõgi, kus me oleme, et on mega keeruline, päris ohtlik. Siin võib ka jälle põlved tagurpidi minna ja mis iganes veel juhtuda, et käisin ka kaldas jälle sisse, et järsku kadus maapind alt ära, et praegune aeg on ikka väga keeruline selleks jõeka püügiks tegelikult. Aga samas, kui midagi tuleb ja siis on jälle väga äge. Aga ühesõnaga, tänane osa selline sai. Me nüüd kõnnime
auto juurde tagasi. Teeme kindlasti veel mõned visked kuskil, kus saab ja siis kuulutame päeva lõppenuks, nii et like ja subscribe ja näeme siis järgmises videos. Germo, davaiks, tšau!